No nii, ja ongi viimased hetked kodus, kohver on pakitud, ma olen lausa mitu päeva pakkinud ja algabki meie teekond Sri Lanka poole. Nii et siit tuleb minu Sri Lanka vlog. Ja reisile lähen ma siis sõbranna Aleksandriaga. Ma arvan, et päris paljud teist teavad teda ka sotsiaalmeediast. Ja kuidagi meil mõlemal oli soov sellel talvisel külmal ajal siit ära saada. Ja niimoodi me siis otsustasime, et lähme koos ühisele esimesele reisile. Ja kõigepealt on meil vaja jõuda Riiga ja Riiast läheb meil siis täna õhtul lend vahemaandumisega Dubais. Ja lennuaega on vist kokku 13 tundi. Ma ei ole kunagi nii pikalt lennanud. Natuke hirmus. Ma olen siin downloadinud igasuguseid Netflixi asju alla ja YouTube'i videosid ja loodan kuidagi selle üle elada, sest et mina tavaliselt lennukis väga hästi ei maga ka. Aga ma olen super elevil, see on minu esimene nii kauge reis ja nii pikk puhkus. Nii et jah, võtan teid endaga kaasa. No nii, Aleksandra, mis emotsioonid on? Üritame olla positiivsed. Jah, me oleme siis Riia lennujaamas alles. Ja pikk tee on ees. Aga samas me oleme juba siia jõudnud. See oli ka pikk tee. Ei, väga suur elevus on. Selles mõttes kõik on väga hästi. Lihtsalt mu ajusohtu veel ei mahu ära see, et nii palju on veel ees. Et peab nii palju lendama. Ma tahaks juba lihtsalt kohal olla. Ja. Aga tegelikult see on üldse suur privileeg, et meil on midagi sellist oodata. Ja, nõus. Esimesed emotsioonid. Me oleme kohal, õhk on väga soe ja niiske ja meie otsustasime, et me ei hakka ootama seda ühte bussi, millega kõik viiakse nendesse hotellidesse, vaid me läheme taksoga. Vaadake, kui ilus lipp seal on! Sarnane valik on muna. Kõik muu. Siin on kanapeekon, siis uba on mitte uba, vaid lihtsalt. Jah, et kikerherned hoopis tomatikastmes. No crossanti said. Jah, selle sain. See on euroopalik. Jaa, minul näeb siis selline välja, ma võtsin mingid nuudid, omlett. No siin oli ka mingisugune kana sausage, mis ei näinud väga hea välja, aga ma võtsin, ma proovin ära selle. Ja siis võtsin ka seda kanapeekonit. Nii, me tulime nüüd siia õue päevitama ja hakkasime ennast siin just sättima päevitama. Ja siis vaatame, et vesi aeroobika on pihta hakanud. Ja siis Aleksandra ütleb, lähme! Ma ei tea. Aga me käisime, Kaisa oli väga tubli, ta tuli muga kaasa. Ja me käisime ja tegelikult oli väga tore. Ja mis üldse meie esmamuljed on? No ma ei tea, mul ei lähe naeratus näost, nii et ma ütleks, et väga toredad emotsioonid. Hotell on ilus, puhas, euroopalik, ütleme välimuselt. Ja toas oli hea olla selles suhtes, et kõik konditsioneer toimib, seal on isegi, ma pärast näitan teile, laes on see tiivik. Ja, kuulik tahtsin öelda. Et magasime hästi ja magasime väga hästi, eriti värske padjaga, sest mina sain padja, mis oli reaalselt peeruhaisuga. Eile õhtul reaalselt nagu sätime magama nüüd niimoodi, et paneme tuled kustu ja siis sina ütled, et issand, ma ei saa ju magada sellega, mingi peeruhaisuga padi ja saad aru, lihtsalt Kaisale ütlesin, et hinga siis ta võttis pane pole selle näkku, on ju. Noh, on ju. No seal oli mingi hais. No oli ikka. No selles mõttes ta oli ikka täitsa seal põpu vahe hais, ma ütlen. See oli ikka korralik. Aga uus padi toodi ja ma sain ilusti magada, nii et sain värske padja. Ja. Hommikusöök oli väga hea, nagu nägite. Ja. Eile siis jõudsime õhtust ka süüa. Ja no saime aru, et siin on üsnagi vürtsikad toidud. Valikut on, vürtsikas on, aga ma ütlen õhtusöögi puhul ma ei saanud veel täpselt aru, mis ja kui hea see on, sest me tulime nii kiire, et me lihtsalt tahtsime süüa, me kartsime, et me jääme õhtusöögist ilma, et
lihtsalt sõime kiirelt ära, läksime tuppa ja lihtsalt üritasime nii-öelda elus püsida peale seda pikka reisi. Eks täna saab rohkem vaadata ja rahulikumalt, et mis siin täpsemalt on kõike. Aga jah, praegu niisugust nagu päikest ei ole, aga no see õhk on ikka soe. Troopiline täiesti, niisugune niiske ja soe. Ja väga palav ja mõnus on. Ja praegu merre ujuma ei saa minna, lained on päris suured, punane lipp on, aga siin on ka teisi randu lähedal, nii et me saame minna ka teistesse randadesse, kui me soovime. Jaa. Valikut on ja võib-olla ongi hea, et esimesel päeval laust päikest ei ole, sest et tõesti, ma ütlen ausalt, ma väsiksin kohe väga ära, sest päike ka ikkagi väsitab täiega. Ma tean, et mina olen lõpuks veits loid, kui mul terve päev on see päike. Jaa, et praegu on hea siuke mõnus esimene päev. on nii najakas. See on suur. Oota, ma ei suuda. No nii, kell on 4 ja me oleme terve päeva mitte midagi teinud ja see on olnud nii mõnus. Me oleme lihtsalt lesinud, jutustanud ja chillinud ja see oligi tänane plaan. Ja nüüd me vist lähme siis Kalle linna avastama, mis on meile kõige lähemal. Aga ma mõtlesin, ma teen praegu ära room touri, sellepärast et praegu on meil enam-vähem korras siin ja eile ma seda ei jõudnud teha, nii et põhimõtteliselt tuleb uksest sisse. Ja siin on meil vannituba, kus juures riidekapp on vannitoas. Siin on ka WC, 2 kraani, või noh, 2 kraani, 1 kraanikauss. Ja siis siit me jõuame edasi tuppa. Väga nagu selline maitsekas, kena. Ja nüüd me jõuame meie vaateni. Tulge vaadake, ma näitan teile, mis asi on ilus vaade. No nii. Meie troopiline, ilus, imeline Sri Lanka. No võt, see on tõesti vaade. Kui ilusad troopilised puud seal on. Ja. Suumin sisse. Palmikesed, ookean. Me oleme nüüd ennast valmis sättinud ja me ootame oma tuk-tukki, et minna Kalle linna. Nii et saab olema kindlasti huvitav sõit. Jah, ma tahaks lihtsalt siia öelda, et see ei tundu väga turvaline sõiduvahend liiklemiseks sellises liikluses. Aga palju see maksma läheb meil? Natuke alla 2 euro. Ja see on mingi 6 pilti või midagi sellist. Nii et sobib, 2 euro eest sobib. No võt, midagi taolist tuleb meile. No, loodame elusad kohale jõuda. Aleksandra ütles, et see on nagu linnahall. Ja tulge vaadake, Kalle kitlus. Ja? See on väga-väga suur ala nii-öelda siis, mis on ümbritsetud müüridega. Ja siis siin on ehitatud erinevaid toredaid kohakesi. Aga nüüd inimesed lihtsalt naudivad siin õhtuseid päikeselooja. Ja. Linnuvaatleja Kaisa on töös ja meile tundub, et see võib olla paabulind, aga ega me ei tea ka. Selliseid me nägime tee kõrval lambist siia tulles 4 tükki. Ja vaata, see on suhtes vaba. Jah, täitsa crazy, lihtsalt niisama patseerib siin. No nii, kuhu me nüüd siis oleme jõudnud? Me keerasime mingile tänavale siia kindluse sisse, siis muidu
juba tegime nagu seda kindluse äärt mööda kõndisime. Ja me lihtsalt kõndime ringi, vaatame. Tahaksime Red Bulli osta. Väike jäätisepaus. Siin on passioni maitseline ja minul on hazelnut. On hea, jah? Väga hea, väga värske ja väga mõnus. Mingi selline. Ma arvan, et terve vlog ongi nii ilus, nii hea, nii mõnus, väga hea. Loodame küll, see oleks ju väga super, kui nii oleks. Täna on mul siin miks sellisest euroopalikust toidust siis natukene Jaapanit ja siis India. Võtsin ka punast riisi esimest korda, väike naanikene seal, siis see on India juust, see on üks mu lemmikuid asju üldse. Ja siin on kikerherned kartuliga ja Aleksandral on selline tagasihoidlik ja Eestist vegan majonees kaasas. Kõige parem asi, see käib igal reisil minuga kaasas, mitte küll see sama, iga kord ostan ikka uue. Ja väga nunnu. Nii, me oleme tulnud nüüd peale oma õhtusööki Unavat Tuunasesse ja siin meil on plaanis võtta kokteilike kuskil ja lihtsalt nautida õhtut. Ja mis me mõtlesime veel, et ütleme siin vlogis ka, et väga positiivne on olnud see, kui me oleme nüüd siin natukene ringi kõndinud, et ei löö keegi külge kuskil. Et saab rahulikult kõndida ja ükski mees ei vaata sind nii-öelda seksuaalse pilguga, kõik on väga viisakad, rahulikud ja poodi ka mitte keegi sind ei meelita. Ehk siis ei ole sellist mingi only for you my friend, tule. Et tegelikult nagu väga viisakas on kõik, väga rahulik ja sa nagu ise tahad avastada. Et väga mõnus. Ja, nõus. Ja sellest ma vist ka ei ole rääkinud, et me mõlemad põlesime natukene ära täna. Et Aleksandria siin rääkis suure suuga, et tema ei põle mitte kunagi ära. Ma ei põlegi, aga ma lihtsalt ei ole ekvaatorile nii lähedal olnud sellises sihtkohas. Just. Ja mina põlen nagunii tavaliselt ka ära, aga täna ma selle SPF-iga väga ei kiirustanud tõesti, sellepärast et täitsa pilvine oli, kui me läksime välja kõigepealt. Ja siis, kui tuli natuke päikest, siis ma panin seda SPF 30. Aga homme igal juhul läheb see SPF 50 peale. 50 ja särgid selga. Ja oleme varjus. Et ikkagi kindlasti tahame hoida ennast. Siin on kohalik pood. Vaat neil on sellised banaanid. Nii pisikesed. Joo. Yes, perfect. Thank you. No nii, ma võtsin mingisuguse huvitava kokteili. Ma isegi ei tea, mis siin sees kõik on. Ja nagu näete, me oleme ainukesed, sest et tuleb välja, et 10-11 ajal on siin juba linn surnud. Kõik alustavad kokteilitamist kella 6 ajal. Ehk siis öist elu on siin pigem vähe. Ja tõesti kõik kohad on põhimõtteliselt tühjad. Aga muidugi ikkagi tundub, et võib-olla siis ka turiste üleüldiselt on vähem praegu. Et muidu ikkagi ma arvaks, et mingid inimesed siin oleks. Aga väga vähe tõesti rahvas. No nii. Selline täitsa mõnus džinni kokteil. Refreshing. Mis hinda on 10 pallisüsteemis? No ma annaksin 7. Okei. Mis peaks olema juures seal, et see maitseks nagu 10? Passion ja... Kui see oleks Portvar Martini, siis oleks 10. Just. Seda ma arvasin.
päev ja kuhu me oleme täna tulnud? Hikatuuvasse. Hikatuuva, jah. Mis ideega me siia tulime? Me hakkasime otsima, et kuhu minna, kus on siis kilpkonnasid, et mõnda toredasse randa ja Google ütles, et siin peaks olema kõige toredam neid vaadata. Aga kohalikega ja siin turistidega rääkisime, siis tuli välja, et see ei ole ikkagi vist parim koht. Et siin on pigem väga palju turiste just nende kilpkonnade ümber, ehk siis need kilpkonnad pigem on stressis ja see ei ole parim koht nende vaatluseks. Aga noh, me ei ole nendeni veel jõudnud, aga me jõuame, sest seal tõesti oli väga-väga palju rahvast. Oli jah. Ja siis meil oli väike ahviseiklus, sina said endale pisikese ahvi külge korra, mingi mees tahtis muidugi raha selle eest. Ja, tahtis raha selle eest, et tema ahv hüppas minu peale. Hallo mees! Michael oli selle ahvi nimi. Ja, Michael, ta ütles little very good boy, Michael. Ja nüüd me käisime jääkohvi otsingul jäälatte. Siin nad meil on, juhu, väga head ja võtsime ühed friikad ka ja täna oleme siin ettevaatlikumad selle päikesega. SPF 50 on peal ja ma küll olen siin vahepeal rätikülgadel olnud, praegu mõtlesin, et ma jätangi natukeseks selle luusikese ka selga, et ei teeks liiga endale. Ja käisime siin vees ka, väga mõnus oli, ausalt varsti tahaks uuesti minna, lihtsalt nagu hõljud seal ja elu on ilus. Vesi on väga soe, ei ole absoluutselt sellist tunnet, et jahutaks. Et see on võib-olla see ainus miinus. Kuigi ikkagi täna, kuna minu arvates on soojem täna kui oli eile, kuna päikest on rohkem, siis ikkagi veidikene johedam seal vees on, kui siin väljas olla. Aga üldiselt jah, see on ikkagi väga-väga soe. Ja ega meil ongi plaan siin chillida, nautida. Ma nagu ei usu kuidagi. Ma ei suuda uskuda nagu, et see on siin mu kõrval. Ma ei tea, kas neid võib katsuda või? Ma ei tea. No nii, rannapäev on möödas ja väga mõnus oli, aga nüüd me oleme jälle prügikotiga ja prügi lihtsalt ei ole mitte kuskile panna. Mitte kuhugi. Ma isegi küsisin ühelt kohalikult, et vabandust, et kuhu ma saaks selle visata. Ta oli täiesti nõutu. Ta lihtsalt vaatas ringi umbes, et pane siia maha. Et mitte kuskil ei ole prügikaste ja sealt ka see, et miks tegelikult on mingid piirkonnad lihtsalt mustad nagu. Nad ei oska lahendada, nad ei oska lihtsalt panna. Nad ei oska lihtsalt prügikaste leiutada vist. Tundub nii. Ja kui te vaatate, et mis siin toimub, siis meil on riiete vahetus toimunud. Ja mul on see pluus tagurpidi, et ma ei põleks rohkem. Sest et kuigi me oleme täna nagu ennast hoidnud ja varjus olnud, siis minul ikkagi õlad punnetavad ja rind ka, nii et väga ettevaatlik peab olema siin. Ja ma tahangi lihtsalt siia lisada seda, mina, kes ma ei põle ära, olen esimest korda elus reisides üllatunud, et tõesti päike on nii tugev. Kõik räägivad, ma ei uskunud. Ma olin mingi, ei. Mina ei põle kunagi. On väga hull, väga hull. On. Õhtusöögiaeg on käes ja eile ikkagi mõned asjad olid liiga vürtsikad minu jaoks, nii et ma täna proovisin rohkem euroopalikumaid asju võtta. Tere hommikust! Eile viimane klipp oli mul õhtusöögist ja rohkem ma midagi ei filminud, et me jäime siia hotelli. Kell oli päris palju ja ei hakanud rohkem kuskile minema ja mängisime avatud kaartidega kaardimängu ja lihtsalt oli siuke lõbus õhtu jutustasime ja siuke chill. Ja tänast hommikut oleme alustanud siin oma hotellialal, et jällegi võtame seda hommikupolikut rahulikult. Minul on siin täna see pluusike seljas, sest mul on õlad ikkagi väga tundlikud. Ja millest ma ei ole teile veel rääkinud, on see, mis siin toimub juustega. Et see niiskus, mis siin on, see teeb juuksed lihtsalt nii kahuseks ja nendega ei ole mitte midagi teha, et nad ei oleks kahused. Mitte midagi.
ja lihtsalt ongi nii ja põhimõtteliselt peab juukseid kogu aeg kinni kandma. Seepärast, et lahtisena nad ei ole mitte kuidagi ilusad. Et see on jah päris crazy. Mina magasin täna selle bonnetiga. Ma ei tea, kas te teate, see siidistšika nagu asi, mis sa paned ööseks pähe. No Aleksandria vist ei usu mind, et mul sellest midagi muutus, aga mulle tundus, et juuksed on täna natukene siledamad. Igal juhul ma seda katsetan veel täna öösel ka. Aga jah, kaasa ma selle siia võtsin, kuna Anette ja Laura on mulle rääkinud, et see on ikkagi life changing. Nii et ma mõtlesin, et ma pean ka proovima. Ja siis meil on siin kohalik energiajook, et Red Bulli siin ikka müüakse ka, aga mitte igast kohast küll ei saa. Et see pidavat olema liiga kallis, et sisse osta. Ja tänane plaan on üldiselt see, et jah, päeva poole oleme siin. Võib-olla isegi teeme ühe väikese jõusaali külastuse ja siis kella 2 liigume Mirissasse. Et seal peaks olema rohkem sükest elu, mingisugused rannapaarid, asjad ja väga ilusad päikseloojangud pidid olema. Nii et õhtuks lähme siis sinna. No päris nagu Red Bull ei ole, aga ajab asja ära. Tuleb välja, et me liigume tipptunnil Mirissasse. Kell 2 on siis siin täiesti ummik. Aga me jah, lähme oma selle tuk-tuki mehega, kellega me siin sõidame kogu aeg. Ütleme nii, et see sõit, mida te just nägite siia Mirissasse, oli päris jõhker, sest et nagu rämedad heitgaasid ja meeletu liiklus on ju, kogu aeg hingad sisse seda tossu, siuke must toss tuleb välja. Ja kui ei ole tossu, on prügihais ja kui ei ole prügihaisu, siis on lõkkehais. Jah, et kogu aeg mingisugune hais on üleval. Nüüd me jõudsime siia kohale ja mõlemal veits halb olla, reaalselt hingas seda sisse ja tulime suht esimesse mingisse, ma ei tea, kohvikusse või asja, mis siin ette jäi. Võtsime mingisuguse varjulise koha, istusime maha ja siis kookuse sarnane vili lendas mulle peast napilt mööda vastu jalga ja nüüd ma istun jääga siin ja üritan seda kohta veitsi leevendada, et mul siia mingi hiigelsinikat ei tuleks ja ma saaks enam-vähem normaalselt rannas käia, mitte ei jääks mulje, et ma oleks peksa saanud. Jah, nii et võt sellised ohud siin. See oli ikka korralik löök ja siis ma vaatasin enda pea kohale ja seal oli umbes 10 samasugust vilja veel. Ja et jumal tänatud, et seal kukkus üks, mitte mingi kobara täis. Ja nüüd me tulime katuse alla istuma. Ja, nüüd on meil siuke asi pea kohal. Mingi ämbliku võrkudega lampi sarnane toode. Ja võtsime kiiresti süüa, kuna me viimatisime hommikul ja kell on praegu 3 läbi. Ja see on esimene päev, kui me sööme lõunat. Ja meil ei ole muidu nagu kõht tühjaks läinud, kuidagi nii palav ja kõik see. Aga praegu küll tahaks süüa, tahaks juua, natuke lihtsalt istuda, hingata enam-vähem värsket õhku. No nii, meie söögid saabusid. Loodame, et ei ole vürtsikad ja et kannatab süüa. Kõnnime siin Mirissas mööda ranna äärt ja Aleksandr ütles, et tuttav koht. Et Tumblrist kunagi nägi neid pilte just sellest kohast, mida me siin näeme. Ja siin on praegugi näha inimeste järjekord, kes seal tahavad pilti teha.
vaadake seda, mida sa üldse tahad veel. Mul on kõige ilusam teit ja vaade, kokteilid, magus. Tead, ma ütlen ausalt, praegu on olukord, kus mu lumivalged püksid said fashion'i mahlaga kokku, need muutusid kollaseks ja mul on 0 negatiivset emotsiooni. Mul on täiesti suva, sest see, mis on siin, ma ei oska seda seletada, ma tahaks lihtsalt nutta. Ma arvan, et me nutamegi kohe. Reaalselt ma ei tee välja. Noh, kuidas maitsed? Ma lõikan sulle tibuka. Ta on väga mahe. Sa pead veits võtta selle kastmega, siis ta on nagu vahusam. Aga mulle isegi meeldib, et ta ei ole nagu liiga magus. Muidu on nagu see, et mingi... Väga hea. Sellele margaritale ei ole lisatud Tibeti suhkrut. Nii et see on üsnagi hapu. Aga näed, magus, aga väga hea ju. Jah. Tere hommikust! Eile me küll trenni ei jõudnud, aga lähme siis täna. Saime oma Red Bulli 2 eurot tükk, oli nii või? 2 eurot ja 10 senti. 2 eurot ja 10 senti. Vot sulle, nii et see on Eestis odavam. Tänane plaan on minna Unavatuuna randa ja natuke on meil aega, kuni meie tuk-tuki vend tuleb. Nii et joomegi Red Bulli ja siis on siuke rahulik rannapäev ja homme tuleb meil safaripäev. Nii et sellepärast meil ongi vaja täna võtta rahulikult, puhata välja, kell 5 me liigume, ehk siis äratus on tegelikult veel natuke varemgi. Ja selline väga põnev päev tuleb seda, see on kindlasti üks meie reisis üks kõrghetki, mida me oleme ka oodanud, et sinna me teadsime algusest saati, et me tahame minna. Hommikust, kell on 5 kohe ja käes on see päev, mida me oleme väga oodanud ja mis oli kindel asi, mida me tahtsime siin reisil ka ära teha, ehk siis me lähme jala loodusparki ja loodame seal näha võimalikult palju erinevaid loomi. Tuleb põnev ja pikk päev, et see teekond juba sinna loodusparki võtab 3 tundi ja hiljem tagasi ka. Ja nüüd me lähmegi alla ja võtame hotellist kaasa breakfast box'id, et ikkagi midagi ka kõhtu saada. Eks siis on näha, kuidas see päev välja näeb.
peaaegu 7 vist. Elu käib. Lapsed läksid kooli. Turg on üleval. No nii, me oleme istunud sellisesse autosse. Safari auto. Mis tunded on? Kuidagi nagu ei tundu väga turvaline olevat. Kell on 7 hommikul. Ma olen unine, ma ei saa mitte midagi aru. Ma olen kõrge auto otsas. Bye! Bye! Kõik tulevad elevante vaatama, siin on olnud vähemalt, ma arvan, 40 autot. Ja autojuhid küsivad üksteiselt, et kas oli seal pool keegi või mitu tükki oli. Ja no 2 elevanti, see on praegu kindlasti meie highlight. Vaadake, need on kõik nahkhiired. Terve see puu on täis neid. Puude kaupa neid. Täiesti täis. Ostsime eile värsket mangot. 2 mangot maksid natuke üle euro. Ja ruttu ma juba ei suuda. No nii, me oleme oodanud seda terve päev, mis on esmaemotsioonid? See reaalselt sulab suus ära. Oh my god. See nagu... Mahlane magus. Väga mahlane. Ma ei ütleks, et väga magus. Aha. Aga ta nagu sulab teistmoodi suus ära, pigem see. Aga ta on teine maitse kui teistsugune maitse, jah? Täitsa teine. Mahlane. Aga jah. Ma ootasin nagu seda kodust maitset. Aga täitsa teine. Teistmoodi, aga ma ei oska isegi kirjeldada seda. Aga see ei ole üldse halb. Me natuke naudime mangot ja siis räägime oma safari emotsioonidest. Me oleme nüüd tagasi hotellialal. Olukord on siis selline,
et praegu hakkas tibutama vihma ja mitte keegi ei liiguta. Kõik naudivad täpselt samamoodi päikest edasi. Hästi hõre vihm on siin, seda ma olen tähele pannud mingi need 2 korda, kui on sadanud. Mingi 4 tilka on mu peal praegu. Nüüd läheb natuke tihedamaks. Ma pean esiteks ütlema, et ma ei ole ammu järjest nii rõve välja läinud, kui siin reisil olles. Aga siin tõesti ei ole mõtet juukseid pesta ka. Sellepärast, et need on nagu nii lappes. Kogu aeg rõvedad. Terve aeg. Aga pidime Safari muljatest rääkima, pole siiamaani jõudnud selleni. No, pettusime natukene. Et ootused olid kõrgemad ja see Safari trip kestis vähem aega ka, kui meile oli algselt lubatud. Saime üle, jah. Et selles suhtes oli tore, mida me ka tahtsime, et me läheme privaatselt eraldi, et ei lähe mingisuguse suure turistide bussiga. Ja saime ka privaatse auto. Ja saime privaatse auto, et olimegi meie seal ja juht ja siis see Tamal, kes on meil siin see tuk-tuki juht ja kes meile selle sebis. Et ja siis kumbki 100 eurot maksime, 100 eurot nägu ja algselt me arvestasime, et see peaks olema 5 tundi. See Safari seal, aga lõpuks ta oli 3. 100 eurot selles mõttes on pigem rohkem makstud, kui võiks. Jah, me teame, aga me eeldasimegi, et me saamegi sellest rohkem ja me oleme kahekesi ja see on siuke privaatsem ja nii-öelda mugavuse eest me olime nõus selle summa välja käima. Miks me siis pettusime? Jah, lootsime näha kindlasti rohkem erinevaid loomi ja üks asi, mis minu arust, mida me ka kuskilt sotsiaalmeediast välja lugesime, on see, et kui midagi muud ei ole, siis elevante ikka näed. Okei, me nägime elevante. Mitu? 3 ja need olid väiksed. Lihtsalt olidki väiksemad sortid, mitte et nagu pojad. Üks oli ka beebi, aga teised lihtsalt olidki väiksemad sorti elevandid ja nad ei olnud niimoodi gruppidena. Jah, täpselt. Kõik olid üksikult kuskil sõid mingit muru ja kõik. Et me kujutasime ette seda, et ongi kuskil vee ääres, suurem võib-olla koloonia neid ja kuidagi ühiselt nad tulevad, võib-olla tuk-tuki või mitte tuk-tuki, vaid selle Safari auto juurde. Et mingit emotsiooni, mingit lonti katsuda või midagigi nagu rohkemat, aga me nägimegi lihtsalt kuskil metsas on ju korra kõndis meie auto juurest mööda, see oligi kõik. Edasi me nägime neid pämbisid ehk siis kitsasid, mida põhimõtteliselt me näeme ka. Saab mujalgi näha on ja. Nad olid ägedad. Jah, tore oli neid jälgida ja pidime ise nagu ütlema, et seisaksime pikemalt seal, et muidu oleks sealt ka kiiremini edasi läinud. Okei, väga kuskilt kaugelt nägime isegi ühte krokodilli, aga põhimõtteliselt ma oma silmaga teda ei näinudki ainult läbi telefoni suumi. Ja pidime 10 korda kaitse näitama, näed seal. Ja. Et me saame aru sellest, et see on loodus. See ei olegi tellitud loom kuskil aias ja see ei olegi loomaaed. Et see on kõik ju arusaadav siin kuskil kupli sees. Ja isegi tead, okei, sellest ma arvan, ma olekski aru saanud, aga me lihtsalt ootsime, et see on pikem, et võib-olla me lähme rohkem mingisuguseid kõrvalteesid mööda. Aga me enamus ajast sõitsime ikkagi mööda seda mingit põhiteed, kus sul tuleb kogu aeg mingi teine džiip vastu jälle. Me nägime seal ikkagi kümneid ja kümneid teisi neid Safari autosid. Ja neid piisoneid ja mingid niisuguseid lehmalaadseid toodanguid. Neid nägime ka palju, jah. Ja neid oli, selles mõttes oli erinevaid loomi. Sisalikke oli ja igast mingid pisikesi orava ja tuhkrusarnaseid loomi. Ilusaid linde ja... Muideks jah, linnud olid väga ilusad. Ehk siis kokkuvõttes, kui sa vaatad seda loodust, sa sõidad päriselt selle sees ja sa vaatad ümber ringi, siis sul on siuke tunne, et sa oled telekast näid National Geographicust seda, et vau, kas see on päriselt see, mida ma näen enda silmaga. Aga lihtsalt võib-olla see, et me seda nii kaua ootasime, see tekitas lihtsalt selle, et oleks tahtnud rohkem. Ja muidugi see, et ikkagi pikk teekond sinna, pikk teekond tagasi, et palju oli sellist sõitmist. Et siis hakkad ka mõtlema, et kas oli nüüd seda väärt, siis on ju see kõik loksumine ja see. Aga lõppkokkuvõttes ma arvan ikkagi tore, et me ära tegime, muidu ma oleks ju jäänud mõtlema,
et Just, muidugi. jätsime mingi ägeda asja tegemata. Ja väga toredad ikkagi need omaks, keda me nägime, olid väga toredad. Jah. Ja siis pärast me olimegi siin hotellialal ja sõime ja nüüd tegelikult on suht väss peal, sellepärast et äratus oli 4:30 meil täna hommikul ja ega me kumbki väga hästi ei maganud ka enne seda. Nii et... Pähklasime voodis, vaatasime üksteisele otsa, ohkisime, käisime kordamööda vetsus ja oligi juba kell 4:30. Ja nii et täna ilmselt tuleb varajasem magama minek. Ja homsed plaanid ei olegi veel teada. Ei tea. Ma mõtlesingi, et ma ei hakka midagi ütlema, sest me ei ole rääkinud. Näide sellest, et ärge uskuge ilmateadet. Meil on näidanud iga päev vihma ja pilvist ilma. Aga tegelikult on päike täitsa väljas, väga mõnus on. Saab päevitada ja iga päev on olnud päike. Kui me siia tulime, siis me natukene kartsime, et kas tõesti on nii pilvine ja vihmane, et ilmaga ei vea, aga näete, veab väga mõnus. Täna oleme tulnud uude randa, mis on selline, ma tahan öelda üksikum, aga see ei ole õige sõna. No pole nii palju rahvast, aga ujuda siin vist muidugi ei saa. Lained on sellised, et tõmbab kaasa. Sealt, ma nimetan üksikuks rannaks seda, mina ei osanud midagi öelda selle kohta. Palmiga rand, ma ei tea. Ühesõnaga, sealt me tulime nüüd ära. Tulime Unavatunasse ja Aleksandria vaatas meile välja mingisuguse mõnusa kohvikoha. Ja nad teevad ka matcha lattet, nii et see on nüüd minu esimene Sri Lankal matcha latte proovimine. Muidugi jää matcha latte ja võtsin siis strawberry matcha latte. Nii et me nüüd proovime selle ära ja kui see on hea, siis Aleksandria võtab endale ka. Ja ma väga loodan, et see on hea, sellepärast et praegu lihtsalt täna on väga tõesti palav päev, väga soe ja väga niiske. Ma tunnen, mu terve keha on lihtsalt nagu kogu aeg kaetud mingisuguse niiske kihiga, mis on higi, aga me ei pea sellest rääkima. Nii et kui see matcha latte oleks praegu hea, no issand jumal küll. Siin meil peesitab selline, meil on mõnusalt pandud õhk ringlema. Nii, no mina segasin juba enda oma täitsa ära, siin on pooleldi segatud, aga päris hea matcha. Nii et võib rahule jääda. Aleksandria tahab jetiga minna sõitma ja no, mul on nagu kiusatus ka minna natukeseks temaga, mitte eraldi üksinda, vaid nagu tema taha istuda. Aga no see veesport ja veeasjad on endiselt minu jaoks nagu natukene selline scary, nagu et ma saan nagu mingi ujumisega hakkama, aga natuke ikkagi kardan, aga samas ma usun, et mulle tegelikult meeldiks ja see on siuke räige odrek oleks. Et ma olen veel kahe vahel. Aleksandria on kuskil seal, ma ei tea praegu kumb ta on. Aga ma käisin ka just. Ja ikkagi minu jaoks hirmus, aga samas tore, et ära tegin. Kuidas oli? Oh my god! Kui vabastab! Mu käed! Nagu see kõik, sul jalad, kuna ma teen nagu, oli rohkem püsti ka, et laiasse minna. Jalad on täiega täis, nagu poleks mitte kunagi sporti teinud ja ei tea isegi, mis see on ja lihased valutavad. Aga oli äge või? Väga äge. Ja see on täpselt mulle, noh. Vaadake, see on kaneel. See on kaneelilõhn üleval küll. Ja kaneelikuu. Töötlemata kaneelilõhn, natuke nagu värskem ja vängem. Ja siis vaadata, siin on valmis kaneel. Siia oleme tahtnud tulla
aega või noh, käime siit mööda kogu aeg, et siin on siuke äge menüü ja ilus sisustus ka. Täna tulime Angel Beach Clubi. Siit on veel, ma teen teile siuke 360 kohe. Selline. Ja see voodikoht koos tegelikult rätikutega. Ja koos minuga. Ja koos Aleksandriga läks siis maksma 1500 kohalikku raha. Ehk siis 2 peale kokku maksime 8 eurot. 8 eurot Beach Club 2-le. Ja täna ongi siin siis siuke sõbrapäeva event. Ma tihtipeale ei filmi meie õhtuid. Miks? Sellepärast, et me ei tee midagi. Me oleme hotellialal, sest nagu me juba siin ühe korra varem mainisime, siin ei ole sellist nagu pidutsemist. Ja ei ole nagu kuskile minna, kui me oleme õhtusöögi ära söönud, et hotellis meil on õhtusöök kell 7 ja siis peale seda ei ole väga kuskile minna. Eile käisime kell 8 söömas, nautisime pikalt õhtusööki. Ja siis istusime ranna ääres, natuke vaatasime krabisid. Ja ülinunnud. Ja rääkisime kanadalastega. Jah, õigesti istutasin. Ja siis juba läksime tuppa ja siis seal niisama lollitasime. Meie õhtud pigem mööduvad nii, et me lihtsalt kogu aeg irvame. Itsitame jah, kuni reaalselt selleni, kuni ütleme head ööd üksteisele ja siis ka veel itsitame. Ja olemegi mänginud siin seda taskuspäranade avatud kaartidega kaardimängu ja noh, siuke chill nagu. Aga täna, kuna meil on siin üsna vähe jäänud, siis tahaksime ikkagi nagu peole minna. Nii et täna on siuke peopäev siis tulemas. Ja üks asi, mida Aleksandri on siin tähele pannud, mida ma ei ole teile veel öelnud, et kohalikud ei suitseta. Et seda on tähele pannud, aga eks see vast sellest usust ka võib-olla, mis siin on. Üldse tegelikult väga vähe inimesi suitsetab. Kuidagi nagu üldse ei satu, et näiteks kui ma käin päris tihti Türgis, seal on hotelli alal, tänaval igal pool, lihtsalt inimesed suitsetavad igal pool. Nad ei arvesta sellega, et kas ma olen seal läheduses või kas ma istun kõrval lauas ja näiteks naudin toitu. Aga siin sellist asja ei ole. Restoranis, õues restoranis mitte keegi pole suitsetanud. Seda oleme ka tähele pannud, et siin ei ole nagu selliseid suuri tüdrukute või poiste meeste gruppe reisidel, et siin on paarid rohkem reisima tulnud. No see ongi sellest tegelikult tingitud, et isegi kui kuskil nägin ühte Reelsi, siis seal oli, et umbes Sri Lanka on uusi piitsa ja siis kõik kommenteerisid, et Sri Lanka ei saa kunagi see olema, Sri Lanka ongi puhas ja rahulik koht, et siin pigem ikkagi ei ole sellist mingit peo otsa, et rahulik mõnus. Ja siuke kulgemine ja rannad ja ilus loodus. Ja täpselt midagi meile. Ja. Nii et sellepärast, et me ei otsigi ju mingit pidu, ja see ongi huvitav, et eile me mõtlesime, et täna ju võiks midagi nagu natuke teha ja hakkad otsima ja ei olegi nagu. Et suure tõenäosusega lõpuks me olemegi kuskil paarikeses, kuulame lihtsalt muusikat ja see ongi see pidu, mida siin nii-öelda peetakse. Reaalselt mingi paar minutit hiljem ja Mida asja? No nii, räägi, mis meil juhtus? Ma ei taha rääkida. Ma ei taasta ära sellest. Me tulime täna uuesti tagasi siia kohasurfri, kus meile eile nii väga meeldis. Ja me unistasime reaalselt sellest hummusbowlist, mida me eile siin saime proovida, mida me sõime. Rääkisime sellest mitmeid kordi, et sellepärast tuleme täna siia tagasi. Ja nüüd me tulime siia. Ja neil on hummus otsas. Ja see vett nõus meie näos. No, see oli väga ilmselge. Aga nüüd me võtsime siis teised toidud ja ma olin ka excited, et võtta siin matcha latte. Ja ma võtsin ja ma unustasin täiesti ära, et ma tavaliselt ei joo seda tavalise piimaga. Ja see tuli lehmapiimaga. Ja no lihtsalt lehmapiimaga ei ole ükski matcha latte, ükskõik kui hea see matcha on, see lihtsalt ei ole see sama. Kui ennem olid väiksed vihmasabinad, kui ma teile esimest korda näitasin vihma täna, siis see läks kiiresti üle, tuli jälle päike. Aga nüüd on ikkagi täitsa juba mitu tundi vihmane. Niimoodi me käime siin Munavotsuuna tänava vahel ringi. Ja otsustasime siis kasutada seda aega, et suveniire osta. Just.
ja tundub, et mingist peost ka täna midagi välja ei tule, sest enamus peokohad ikkagi on kuskil väliterrassil ja mingit vihmatantsu me teha ei viitsi. Ei. No tere hommikust! Eile vist viimane klipp oli see, kus me vihma käes seisime rätikutega Uno-Tuunas ja see eilne päev kuidagi ei olnud nagu, ei läinud plaanipäraselt. Vist jah, seda hummusasja rääkisime, et me ei saanud seda, millest me olime unistanud, siis ma tellisin valepiimaga selle matša, seda vist ka rääkisin. Ja siis vihma kallas lihtsalt, ikka tunde ja tunde kallas niimoodi, et need peoplaanid läksid meil ka luhta. Nii et jälle me sinna hotelli alale läksime ja ega me seal midagi tarka ei teinud. Mõtlesime, et tellime seal kokteili, need olid ka rõvedad. No ausalt öeldes kõik läks kuidagi täitsa valesti. Ja. Aga me suutsime positiivset meelt hoida, nii et uus päev. Jah, ja uued plaanid. Hommikul otsustasime, et lähme rongiga Virissasse. Nii et nüüd me saame siis rongi kogemuse ka. Mis rongipilet maksis? 200 kohalikku, ehk siis see on alla 1 euro, umbes 70 senti. Jah, ja see on tund aega sõitu. Ja see on esimene klass meie mõistes. Kui me oleks tahtnud nii-öelda halvemat klassi, siis oleks pilet maksnud 30 senti. Et uskumatu ja siis ta veel küsis, et kumba sa tahad. Ja siis me olime nagu, et ma ei tea. Et ma võin selle mõned sendid juurde maksta. Et need mõnikümmend senti nagu juurde maksta ja paremas klassis sõita ei tundunud nagu meie jaoks midagi. Aga võt ei tea ka, et milline see klassi vahe siin üldse on. Kas seda ja milline üldse rong seest on, nii et uus põnev kogemus. Selline on siin siis rongijaam. Rongijaam on seal pool ja siit me siis lähme. No nii. Ühte asja ma ütlen. Okei. Nüüd ma saan aru, mis teenindaja vaatas meid reaalselt imelikult, kui me veel soolast ka tellisime. Vaata neid portse. Ja. Uskumatu. No korralik. Ja nii kohe tuleb Kaisa esimene emotsioon. See on cinnamon toast, siis soolakaramelli, maasikat ja siis kookosekreemiga. Väga magus, väga hea. Palju annad 10 palli süsteemis? 8. Mis jääb puudu? Ma ei teagi, ma ei oska niimoodi teada.
no nii. No kõigepealt ma ütlen, et enamus päeva me veetsime Mirissas, vaatasime laineid. Aleksandria käis endas lainetes hüppamas, paar klippi sain teile ka. Mina lihtsalt vaatasin ja nüüd me tulime Ahagaamasse. See on siis teine siuke ägedate kohakestega linnake. Ja me leidsime siis sotsiaalmeediast sellise koha nagu Kilenis. Ja see on tõsiselt äge koht. Ma kohe näitan, või Aleksandra näitab teile neid surfareid. Et siin on selline vaade. Saadki lihtsalt vaadata, kuidas teised surfavad. Ilus atmosfäär on siin. Ja teate, mis siin veel on? Cornstar Martini. Ma pole kordagi veel Cornstar Martinit reisi jooksul joonud, nii et nüüd ongi õige aeg. Ja nüüd tuleb Kaisa esimene emotsioon. See maitseb nagu midagi muud. Ei ole üldse nagu meie Cornstar Martini. Nagu mingi troopiline jook, aga nagu, et ta ei ole nagu ülitugevalt passionine. Ja siin on ka munavalget kasutatud. Ja neid stoorisid näete te Instagramist. Nii need valmivad. Kaisakene räägib seal meie reisikesest. Kui tore see oli. Ja kui mõnus see oli. Tere hommikust. Käes on viimane päev. Ja me oleme oma hommikut alustanud nagu ikka hommikusöögiga. Ja nüüd me peisitame siin hotellialal. Ja plaan on lõunasöögiks minna Unavatunasse ja proovida oma õnne tänasele hummusekausiga ja käia veel viimast korda ookeanis ujumas ja viimast korda see reis, mitte üldse. Ei no jah, see reis ikka. Eks ole? Ja ei taha tegelikult veel koju minna. Natuke ikka on mingi koduigatsus, aga ilma poolest üldse ei tahaks. Ja see ka, et ma olen saanud ennast nii välja lülitada tööasjadest. See on olnud nii mõnus. Ja mu screen time ei ole kunagi olnud nii madal, kui see oli eelmine nädal. Nii et veits kahju. Aga eks tuleb reaalsuse juurde tagasi minna, ei ole midagi teha. Nüüd seekord juba küsisime ette ära, et kas ikka hummust on. Ja oliivid jätsime ära, saime ühe falafeli selle võrra juurde. Yes. Enam sa uuesti seda nalja teha. Te ei kuulegi ühtegi nalja, mis me teeme? Ei kuule jah. Ma just mõtlesin, et ma ei ole püüdnud väga palju meie sellist niisama olemist, et ma olen lihtsalt näidanud, kus me lähme, mis me teeme, mingisuguseid emotsioone siin on, aga ega te väga palju ei tea, mis naltsi meil siin saanud on. Aga me istume siin Unavatuna rannas ja mõtlesin, et teeks üks kokkuvõtte ära, mis on kõige meeldejäävam osa olnud sellest reisist või mingi hetk või... Ühe pean ütlema või? No lubatud on 2. 3, teeme top 3. No okei. Aga top 3 ei tähenda, et esimene on järjekorras. No kilpkonnade nägemine rannas oli üks minu jaoks kindlasti. No see on jah, midagi täiesti nagu nii-öelda utoopilist tundub, et see ei ole nagu võimalik, et sul on kuskil rannas kilpkonnad. Ma alustan. Nii, Mirissa rannas toit ja jook. See hea passion margarita. See oleks ka minu üks hetkedest. Okei, see on minul siis top 3. Ja. Teine asi on... Ma ei tea, mulle jäävad meelde kindlasti meie tuk-tuki tagasisõidud, kui me oleme oma mussi saanud panna.
ja meil on seal tuk-tukis hästi pidu toimunud. Et nagu kuidagi nii mõnus on olnud, sa sõidad kuskilt tagasi soe, onju, oma muss käib ja nagu muss suupuuferiga, nagu räme tümakas, mitte lihtsalt mingi lauluke, vaid nii, et kogu küla kuuleb, et me tuleme. Okei, see on, aga ma oleks tahtnud seda võib-olla nagu selliselt öelda, et üleüldiselt üks top 3 on mul see, et kuidas me oleme seda aega veetnud, kuidas ma olengi tundnud kogu see reis. Jah, absoluutselt. Et kuidas on võimalik, et nii normaalselt saab nagu reisida, et inimesel nagu ei ole mingeid etteheiteid, inimene on nii chill, nagu kellega sa siis reisid, ehk siis Kaisa, eks ole. Ja üldse kuidagi nagu kõik nii klappis. Tõesti klappis. Et see oli küll kindlasti. Me ei tüüdanud üksteist ära ja kuidagi soovid olid samasugused ja lihtsalt kõik sujus. Ja. Et väga-väga mõnus ja minu jaoks hästi suur pluss selle reisi jooksul oli see, et ma tõesti ei tegelenud tööga. Nii mõnus, mul oli seda lihtsalt nii väga vaja. Nii, oota, ma toon siis ühe 3. asja ka. Mis siin oli toredat? Ma ei tea, mul on nii palju asju, mulle meeldis rongisõit, mulle meeldis safari, just see, et me ikkagi nägime seda elevanti. Jah, me pettusime kogus selles kompotis, me lootsime, et me näeme rohkem, aga me ikkagi nägime. Ehk siis see osa mulle meeldis. Siis mulle meeldis, et me saime väga häid toite. Kuigi esimesed päevad ma tundus, et siit vist ei tule midagi head, aga lõpuks me leidsime sellised euroopalikumad kohad ja tõesti toit oli maitsev ja isegi kui me ütlesime no spicy, zero chili, siis nad tegid päriselt ka 0 chillist toitu. Ja ma tegelikult tahtsingi küsida, et nüüd kui keegi on Sri Lankale tulemas, et mis on meie toidukoha soovitused? No kindlasti Shady Lane. Ja see on siis Merissas. See on top 1. Seal on lihtsalt nagu kõik toidud näevad välja nagu Pinterestist välja võetud. Ja väga ilusad ja maitsvad ka. Väga maitsvad. Väga kiiresti tuli toit, seal on tegelikult rahvast väga palju, et sellega peab arvestama jah, et seal võivad olla ka järjekorrad, et sa täitsa oodvad, kuni sa laua saad, aga kui sa juba laua said, me saime väga ruttu toidu, et see oli väga tore. Siis teine koht ongi kindlasti koha surf. Munavatuunas. Ja 3. on siis Tileni Ahangamas, ehk siis 3 erinevas linnas, kõigis üks kohake, mis meie nagu soovitaksime. Ja kõik nendel 2 ei ole vaadet ja ühel on imeline vaade. See Tileni oligi lihtsalt juba nagu vaate pärast nõnda väärt külastamist kindlasti, et sa lihtsalt saad neid surfareid vaadata ja see ongi meelelahutus. Ja selliste kohtade puhul peab ikkagi arvestama, et täitsa kohalikust toidust on ta ikkagi natukene nii-öelda kallim, aga mitte selliste hindadega nagu Eestis. Jah, et siiski odavam. Ja siis räägime ka ära kultuurishokk, kas on olnud? No minu jaoks on kultuurishokk see, et sa sõidad selle tuk-tukiga ja tänavad on täis heitgaase. See on lihtsalt nii julm, kui palju me oleme sisse hinganud, aga kui ma hakkan mõtlema kohalike peale, kes iga päev seal tänavatel töötavad ja selle ummiku sees nagu on ja tunnevad seda haisu. See ei ole nagu see, et sa korra tunned mingit heitgaasi, see on nagu vänge heitgaasi lõhk, see on lihtsalt nii kohutav. Ja see on nagu nii, et sa näed, kuidas bussil tuleb musta tossu välja. Ja, reaalselt. Et see on tõesti olnud päris jõhker ja siin on, seda liiklust on ikkagi nii palju, et tee juures olles on kogu aeg üleval see hais. Ja isegi näiteks seal koha surfis eile istusime, sõime ja sa tunned, kui nii kui on rohkem liiklust, mis mööda läheb, siis tuleb sinna ka sisse kogu see heitgaas. Ja kui ei ole heitgaasi, siis on räige prügihais ja kui ei ole prügihaisu, nagu ma olen öelnud, siis on lõkkehais, sest nad põletavad seda prügi. Kõik turistikohad, rannad, hotelli ümbrused on puhtad, väga ilus. Restoranide ümber, kõik on puhas. Aga nii kui natukene kuskile sõidad välja, siis hakkad nägema seda reaalsust. Et siis hakkab ikka korralikult siin tiksuma, et mis elu meie elame ja mis elu nemad elavad. Väga meeldiv oli. Ja, väga tore reis oli. Jäime mõlemad super rahule. Ma arvan, et meie reisivlooge tuleb veel. Ja
ja praeguseks ongi kõik. Näeme järgmises vlogis, tšau!